Tere kõigile Euroopa Parlamendis Brüsselist, mul on rõõm teid tervitada. Nädala kokkuvõtte aeg üle mitme nädala. Seoses sellega, et vahepeal oli mul lähetus Ameerika Ühendriikidesse, millest te kõik olete kindlasti juba teadlikud tänu sotsiaalmeediale ja minu teavitustele seal toimuvast, kus ma olin siis USA kõige suuremal konservatiivide konverentsil nimega CPAC ehk siis Conference of Political Action. Peale seda olin küll siin ka Brüsselis paar päeva, kuid suurt siin ei olnud midagi niivõrd põrutavalt toimuvat, et hakata veel kokkuvõtet tegema. Tulin kiiresti kodumaale eelmisel nädalal, kuna ma tulin tagasi Ameerika Ühendriikidest, et teha siis koroonatest, et kas ma olen positiivne või negatiivne, kuna mõni inimene siis sai selle viiruse kaasa sealt ürituselt, kus tõesti oli see oht olemas, et ei pruugi tulla nii-öelda negatiivsena tagasi. Õnneks mul nii lennujaamast tehes kõike teste ja kui ka Eestisse jõudes kõik olid negatiivsed, nii et ei pea minu pärast kartma, et ma kedagi nakataksin. Sellel nädalal on toimumas taas palju räägitud plenaaristungite nädal ehk siis parlamendi istungid, kus on debatid, hääletused, ehk see kõige olulisem nädal terve kuu peale üldse. Toimub see Brüsselis, mitte Strasbourgis. Strasbourgi me ei tea, millal me tagasi saame, võib-olla suvel, võib-olla sügisel. Eelmise aasta jaanuarist igastahes me ei ole Strasbourgis käinud seoses selle koroonaviirusega. Kuid teemad on olnud väga huvitavad ja väga olulised ka Eesti jaoks ja kõikide, ma arvan, Eesti inimeste jaoks. Esiteks esmaspäeval toimus hääletus siis Katalooniast valitud Euroopa Parlamendi liikmete saadiku puutumatuse äravõtmise üle. See on olnud kajastatud ka Eesti meedias üpris palju ja on küsitud intervjuusid ja kommentaare siis Eestist valitud saadikute käest, et kuidas nad kavatsevad hääletada. Esiteks tuleb öelda, et tegemist on salajase hääletusega, kuna tegemist on nii-öelda isiku hääletusega, siis see ei ole avalik pärast need hääletustulemused, kuid ma olen täiesti ausalt öelnud ajakirjanikele, kuidas ma hääletan. Ma ei ole pidanud mõistlikuks või vajalikuks hakata nii-öelda kuidagi peitma ennast selle õiguse taha, et teate, et see on salajane ja ma ei pea kommenteerima ja hääletan nagu tahan. Ei, ma olen öelnud, et jah, ma jään neutraalseks. Selles küsimus ma jään neutraalseks ja mul on ka mõned inimesed kirjutanud, et miks sa ei hääletanud ühtepidi või teistpidi ja nüüd sa oled nagu justkui jube kuri ja kole inimene, et kuidas sa nüüd ei toeta, eks ole, katalaane või kuidas sa ei toeta Hispaania keskvõimu ja Hispaania prokuratuuri, kes on esitanud süüdistuse nende isikute vastu, et neid vangi panna põhimõtteliselt. Siis ma olen öelnud, et vaadake, et on olemas küsimusi, kus Eestil või eestlastel ei ole mõtet toppida oma nina, kui see ei puutu meisse. Ehk siis ma põhimõtteliselt ei toeta seda liini, et ma hakkaksin avalikult sekkuma teise riigi siseasjadesse, eriti kui see riik veel on kaugel Hispaanias ja mitte ükski inimene, ma arvan, ei taha ka Eestis, et näiteks kui meil on siseprobleemid Eestis mingites küsimustes, näiteks rahvusküsimustes, väga selge näide, et kas meile väga meeldib, et Lääne-Euroopa riigid või Lõuna-Euroopa riigid tulevad meile pidevalt õpetama, kuidas me peame juhtima oma kodakondsuspoliitikat. Näiteks, et näete, teil on umbes 60-70 000 inimest Eestis halli passiga, see on kohutav diskrimineerimine, neil inimestel pole õigusi, siis sa selgitad neile, et kulge taga, see on jura. Mis õigusi pole? Sa pole Eesti Vabariigi kodanik, siis muidugi sa ei saa valida parlamendi valimistel. Kõik ülejäänud õigused, olgu selleks ligipääs meditsiinisüsteemile, haridussüsteemile, kõik õigused on olemas. Aga te ei pea tulema õpetama meile, kuidas meie peaksime tegelema siin oma kodakondsuspoliitikaga. Väga selge printsiip. Meie siseasi teeme nii, nagu meil on vajalik ja nii, nagu me ise teame, mis on meie tegelik olukord. Meie tegelik olukorda ei saa ju öelda hispaanlased või katalaanid, et teate, te peate tegema selle probleemiga, sest meile see asi ei meeldi. Sama asi kehtib minu jaoks Kataloonia ja Hispaaniaga. Ehk siis, kui küsimuse all on Kataloonia iseseisvumine või nende konflikt Hispaania keskvõimuga ja valitsusega või prokuratuuriga, siis see on Hispaania siseasi. Meie asi on jälgida eelkõige, et seal tõesti asi ei lähe kuidagi käest ära, mis puudutab inimõiguste rikkumisi või kui hakatakse nii-öelda tänava peal inimesi, ma ei tea, maha laskma, eks ole, tapma, siis loomulikult, siis on see kõikide mure. Kuid nii kaua, kui küsimus on puhtjuriidiline vaidlus, et mis on lubatud Hispaania konstitutsiooni osas, kas on lubatud iseseisvuda, kuidas korraldada referendumid, kas keegi on seadust rikkunud, siis on teemasid, kus ma põhimõtteliselt ei taha oma nina toppida, kus ei ole minu koht. Ja see on see põhjus olnud, miks ma olen neutraalne. Teine oluline teema oli debatt siis teisipäeval, teemaks Süüria. Teatavasti 10 aastat märtsis nüüd möödub kodusõja puhkemisest, kuivõrd kodusõda, ehk siis Süürias on olnud tegevad mitmed suured välisriigid, eelkõige Venemaa,
Iraan, Ameerika Ühendriigid ja tegelikult Lähis-Ida, kuhu kuulub ka Süüria paratamatult, on suurte geopoliitiliste jõudude nii-öelda võitlustallermaa, kus jagatakse ümber ressursse, kindlasti ka maavarasid, poliitilist mõjuvõimu ja see on selline paratamatu reaalsus, kus me elame. See puudutab sama asi, puudutab ka näiteks Iraani, Afganistani ja Iraaki. Ja see on asi, millega me peame leppima mingil määral. Ja teatud küsimustes muidugi valima oma positsiooni, et kui kaugele me saame minna mingite suurvõimude toetamisega. Tihti on see vajalik, aga samal ajal ei saa toetada ka kindlasti suurvõime pimesi, uskudes, et see lihtsalt äkki on meile kasulik ja äkki nad kaitsevad siis meid kah mingi teise suurvõimu vastu. Et tuleb sellitada ratsionaalne mõtlemine ja ikkagi kaine poliitika. Ja tegin oma sõnavõtu kõne sellel teemal ka, siis teise kõnelena meie poliitgrupist Identiteet ja demokraatia. Ja minu sõnum oli väga selge, et nädal aega tagasi Taani immigratsiooniminister sotsialistlikust parteist, selle ministri isa, kui ma õigesti mäletan, üks vanem on pärit Afrikast, ehk siis ise ka migrandi päritolu, ütles, et Damaskus, Süüria pealinn, on piisavalt turvaline ja sõda on lõppenud, et migrandid, ehk siis pagulased, kes on asüüli saanud Euroopas ja ka Taanis, võiksid tagasi pöörduda oma kodumaale, sest asüülipoliitika näeb ette ka rahvusvahelise õiguse kohaselt, et põgeniku staatus ei ole igavene. See ei tähenda sulle justkui nii-öelda inimõigust elada igavesest ajast igavesti nüüd terve oma suguvõsa ja järglastega Euroopas. See tähendab vaid seda ajutist staatust, et perioodiks, kui tõesti oht sinu elule ja tervisele, mis kindlasti sõjaga kaasneb ja siis tuleb ka inimesi aidata, kuid kui see probleem langeb ära ja sõda lõpeb, siis on aeg tagasi minna ja enam pole alust põgeniku staatuse hoidmiseks. Ja seda ma ka rõhutasin, et näete, Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi siin kallid kolleegid sotsialistlikest parteidest ja vasakpoolsest parteidest, teie enda kolleegid, teie enda nii-öelda liikmespartei inimene Taani valitsusest ütles seda. Ehk siis rakendame nüüd poliitikat, et need 100 000 tõesti Süüriast pärit pagulased peaksid hakkama tagasi pöörduma kodumaale, kus enam ei ole aktiivset sõjategevust ja pole ohtu nende elule. Väga lihtne printsiip ja samamoodi on see ka üleskutse Eesti valitsusele. Eesti uuele siseministrile, kes kindlasti loodetavasti vaatab ka seda minu nädala kokkuvõtet ja videot ja ammutab väga palju häid ideid ja ettepanekuid, et ka meie oleme vastu võtnud 10 inimesi, mitte üle 100 inimese, kes on saanud pagulastaatuse, on pärit Süüriast, et nende inimeste kodumaa ootab neid, et seda riiki üles ehitada ja need inimesed panustaksid oma kodumaa hüvanguks, sest sõda seal enam reaalselt ei ole. Kuigi mõni süürlane istub ka meil ka vangis, mäletatavasti ju, kui me võtsime vastu esimesed 100 pagulast, enamjaolt nad olid pärit Süüriast, mõned olid ka Iraagist ja mujalt, siis esimese 100 põgeniku staatuse saanud inimese seas oli 2 perekonda, kus ühes perekonnas ju naine pandi põlema. See inimene oli vist pool aastat intensiivraviosakonnas haiglas, kuna üle poole keha oli põlenud. Ja see isik, meesterahvas sai ju 10-aastase vanglakaristuse. Ja teine perekond, kus siis mees tahtis naise põlema panna, oli ta kinni sidunud kätt ja jalgu pidi vannituppa, valanud üle vist petrooleumiga või mingi muu süttiva ainega, aga õnneks naabrid kuulsid ja kutsusid politsei välja, et seal on mingi suurem nii-öelda vägivald käimas. Kuid see inimene oli vist paar kuud vangis ja peale seda mingid sotsialistid või liberaalid Eestis kuskilt Viljandis kutsusid selle sama tüübi rääkima siis Süüria kultuurist ja toidukultuurist. Väga tõeline kultuuri rikastamine. Kuid minu sõnum ühesõnaga oli see, et inimestel on aeg tagasi pöörduda kodumaale, kuna sisuliselt seda seal enam ei ole. Ja palju huvitavam debatt oli siis eile teemaks siis LGBTIQ vaba tsoon Euroopa Liidus, kus siis Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendiga on välja töötamas mingisugust siis kavatsust või plaani, kuidas Euroopa Liit peab olema turvaline vaba tsoon kõikidele siis nendele inimestele, kellel on 60 erinevat seksuaalsättumust ja mis iganes veel. Ja loomulikult see oli justkui nagu rünnak, aktiivne rünnak Poola ja Ungari vastu, näiteks eriti just Poola vastu, kus mitmed omavalitsused on öelnud, et meie omavalitsus ei luba lihtsalt propagandat. Mitte seda, et me ei luba teil olla teistsuguse sättumusega või et me keelame teil armastada samast soost inimest või me keelame teha tegusid magamistubades, mis teile endale meeldib. See ei puutu üldse asjasse, see ei puutu üldse teemasse, aga see on see propaganda, mida just nimelt siin praegu Euroopa Komisjon ja ka eile Euroopa Parlamendis enamus parlamendisaadikuid rääkisid. Kohutavalt diskrimineeritakse, kohutavalt neid sõimatakse, mõnitatakse. Ja mina oma kõnes ütlesin vastu, et kus kohas? Kas kuskil on karistatav, et sa oled homoseksuaal? Kas ei pannakse kinni sellest või? Ei. Mitte kedagi ei huvita, kellega sa magad. Kas ma käin lipuga kuskil tänava peal ringi, et teate, ma olen heteroseksuaal? Ei käi. See on minu enda isiklik asi. Lõpuks taandub küsimus vaid propagandale.
kas me aktsepteerime, et ka Euroopa Liit rahastab näiteks programme, et töötada välja uusi lasteraamatuid. Ma kirjutasin sellest ka mitu nädalat tagasi oma sotsiaalmeedia lehtedel ja Facebookis, kuidas ma leidsin üles faktid, täiesti reaalsed faktid, kuidas 400 või 500 000 eurot on Euroopa Komisjon eraldanud projektide jaoks, et välja anda lasteraamatuid vanuses lastele alates 3. eluaastast kuni 10. eluaastani, mis siis muudaksid olemasolevaid soorolle ühiskondades, et traditsioonilisi väärtusi justkui nagu ära lõhkuda ja kus siis tuuakse näiteid, mismoodi mingisugune kaelkirjak on hoopis transseksuaal ja siis teda visatakse sealt karjast välja, sest ta on justkui mingi vähemus ja kui paha see on ja siis on mingisugused muud loomakesed, kes on siis hoopis samasoolised ja vanemad teistele väikestele loomakestele. No täiesti ajuvabadus, hullumeelsus lihtsalt. Ja ma ütlesin oma kõnes, et küsimus on propagandas. Ja see on iga riigi siseasi, see on iga riigi perekonnapoliitika ajada, millist perepoliitikat nad ajavad ja millist nad ei aja. Ja see ei ole Euroopa Komisjoni asi. Euroopa Parlament hoidku üldse näpud eemale selles küsimuses. Ja loomulikult ma rõhutasin, et ja küsimus lõpuks taandub ka lastele. Tegelikult taandub küsimus sellele, et mis õigused kaasnevad kõikide nende õiguste kaitsmisega. See tähendab ka ju õigust adopteerida. See tähendab õigust tellida väga suure raha eest, umbes 20-30 000 euro eest, tellida endale läbi surrogaatemaduse laps vastavalt enda soovile, milline on tema nahavärv, milline on tema juustevärv, milline on tema silmade värv, milline on tema pikkus. Sa saad kõik tellida justkui nagu laborist mingisuguse katse enese põhjal tehtud lapse ja tellida selleks Ameerika Ühendriikidest või Ukrainast või Venemaalt. Ja see on see business, mis praegu käibki. Ja need inimesed justkui tahavad tunda nagu täisväärtuslike vanematena, meil on perekonnaõigused, me tahame olla samaväärsed siis tavaliste normaalsete inimestega, emade ja isadega, kes saavad lapsi bioloogilisel teel ja kasvatad lapsi nii-öelda emalikult ja isalikult, aga nemad ütlevad, et me tahame olla võrdväärsed justkui. Aga keegi ei küsi lapse käest. Kas keegi küsib selle lapse käest, et kas sa tahad olla üks osa inimkaubanduses ja sinu eest makstakse umbes 20-30 000 eurot ja sind tellitakse kuskilt Ukrainast ja sul ei ole võimalik valida, et kas sul on ema ja isa. Ei, sul on 2 isa või 2 ema. Ja see on lõpuks see probleem. Ja ma ütlesin, et mina kaitsen igati lõpuni seda, et igaüks teeb oma magamistoas, mis tema tahab. Mind ei huvita, mida nad teevad. Absoluutselt, ma ei taha isegi teada, kui mitmekesi või kuidas või mis kellaajal. Aga kui küsimus on perekonnapoliitikas, kus mängus on lapsed, näiteks millise perekonda adopteeritakse lapsi lastekodudest või kas me aktsepteerime inimkaubandust, mida me oleme ka Eesti meedias, nunnusid pealkirju kuskil kroonikas, kuidas samasooliselt tellisid endale suure raha eest mingid kaksikud kuskil Ameerika Ühendriikides ja see on kuskil nii armas ja tore, aga muidugi Eesti ajakirjanik on nagu propagandist ja peale selle muidugi veel loll, et ega tema ei mõtle selle peale, et aga kas see on nagu eetiliselt normaalne, et lapsi me teeme kuskil katseklaasis valmis ja siis saadame teisele poole maailma päris suure summa raha eest, et mingid tüübid saaksid tunda ennast lihtsalt mingid täisväärtuslike vanematena või? Ei, see ei ole normaalne. Ja seetõttu täna nüüd siis vahetult praegu samal ajal, kui ma räägin, peaks selguma ka hääletustulemused seoses selle resolutsiooniga, kus kutsutakse üles Euroopa Liitu kuulutama LGBTIQ vabaks tsooniks, ehk siis nagu vabadus kõigile teha, mida nad tahavad. Mina hääletasin loomulikult selle vastu ja ma praegu ootangi huviga, et kuidas hääletasid ülejäänud Eestist valitud saadikud. Ja kindlasti ma annan teile sellest teada läbi oma sotsiaalmeedia, et ka teaksite, et mida teevad siis Eestist valitud saadikud siin Euroopa Parlamendis, kuidas nad hääletavad väga põhimõttelistes ideoloogilistes küsimustes ja et te siis levitaksite seda informatsiooni edasi, et ka neid inimesi valinud valijad saaksid teada, millega nende saadik tegeleb ja võib-olla mõtleksid järgmistel valimistel ümber, keda toetada. Ja loomulikult minu kõned Süüria teemal ja sellel samal LGBTIQ teemal on leitavad nii YouTube'is, sotsiaalmeediakanalitest, kindlasti jagage neid edasi, et inimesed saaksid ka aru, et milliste absurdsete idiootsustega siin parlament tegeleb. Jälgige minu koduleht jaakmadissa.ee, ka sealt saate väga palju tõest informatsiooni erinevalt massimeediast. Seniks aga olge terved, taas kohtumiseni ja hoidke silma peal, mida teeb Eesti Vabariigi valitsus, sest sa kunagi ei tea, millise hullusega nad jälle plaanid välja tulla. Jälgige, mida teeb Euroopa Liit, sest üldiselt siit midagi väga palju positiivselt hea ei tule. Vahel harva tuleb, kuid üldiselt tuleb siit ikka väga palju hullumeelseid asju, millega suudavad mingid bürokraadid lagedale tulla. Kohtume nädala pärast ja Eestis näeme.